See on Volkswagen T-Roc ehk Volkswageni suuruselt teise linnamaasturi varustustase, mis maksab umbes 2 korda rohkem kui baasmudel. Kuid see ei ole lihtsalt varustustase, vaid annab autole umbes 300 hobujõudu, mis on 80 kilovatti rohkem kui ükskõik milline teine T-Roc. Konkreetne auto on umbes 10 000 eurot kallim kui ükskõik milline diisel- või bensiinimootoriga T-Roc oma parimas varustusastmes. Ning loomulikult lisavarustus, näiteks konkreetsel isendil on Akropovitši summuti, mis maksab 3500 eurot ning oskab teha kuna sisuliselt 2-päevase proovisõiduga on võimatu teha tõsiseltvõetavat autoülevaadet, pole mõtet pikalt heietada ning üritan ära mahtuda 3 minuti sisse. Tavalise T-Roci baasvarustushind hakkab umbes 20 000. R-varustustaseme baashind on umbes 44 000, kuid see on ilma lisavarustuseta. Konkreetselt tema autol on puudu täisvarustusest vaid nahkistmed, mis on iseenesest hea, kuna muudaks istmed libedaks, klaaskatus, mis muudaks auto raskeks ning navi. Nüüd 5 asja, mis mulle konkreetse auto puhul ei meeldi. Igal pool on autol kõva plastik. Isegi Polol ja Golfil, kui ma õigesti mäletan, peaks olema armatuur pehme, kuid siin meenutab see rohkem Dacia. Üle kogu auto on kasutusel palju läikivat musta piano black plastikut, mis tõsi on natukene parem kui kroomitud hõbedane, aga sellegipoolest kogub see ohtralt sõrmejälgi ning olles suhteliselt kiire auto, võivad peegeldavad pinnad osutuda kurvis üsna häirivaks. Üleüldse tundub see auto kuidagi odav. Ja ometi on mulle jäänud mulje, et Volkswagen peaks olema pigem Waag-grupi premium brändide hulgas. Mis sina arvad? Pane alla kommentaar. T-Roc R sarnaneb suuresti R-välimuspaketiga või õigemini R-välimuspakett sarnaneb suuresti T-Roc R-iga, mis tähendab seda, et tegelikult üsna sarnase välimusega autosid liigub tänavatel palju, mis omakorda minu meelest natukene toob selle sportliku versiooni väärtust alla. See auto on linnamaastur, mida mina julgeks nimetada maastiku suutmatuks, arvestades, millistel püksirihmadel see sõidab. Kas sina läheksid 49 000 eurose autoga maastikule? Väikeste autode puhul on jäänud mulje, et need peaks olema pigem ökonoomsed. Kui me konkreetse auto hinda ei arvesta, siis jääb meil üle vaid kütusekulu, mis on ka rahulikult sõites keskelt läbi 10-11 liitrit 100-le. Kui oled suuremat kasvu või on sinu ees istuv sõber, võid arvesse võtta, et tagumine istmerida ei ole just liiga mugav, kuid sellegi poolest sõidetav. Nüüd 5 asja, mis mulle selle auto puhul meeldivad. See auto on tõesti kiire ning tehase andmetel jõuab 0-100 4,8 sekundiga. T-Roc R, olles performance varustustase, omab sellegi poolest kõiki mugavuslisasid ning on väga hea niinimetatud daily driver igapäevasteks sõitudeks. Olgugi, et tegu on suhteliselt kõrge autoga nii ülevalt kui alt, püsib see väga hästi teel. T-Roc R-i võib nimetada üsna praktiliseks sõiduvahendiks nagu ka tavalist T-Roci, kuna selle pakiruum on umbes 20% suurem kui näiteks Volkswagen Golfil. T-Roc R-i minu meelest kõige suuremaks plussiks on see, et tegu on hundiga lambanahas. See on väikene linnamaastur, mis, olgem ausad, on pigem vanaprouade sihtgrupp, kes ei taha väga madalale istuda. Kuid nagu ma juba ennem ütlesin, on see auto päris kiire. Seega, kellel on T-Roc R? T-Roc R on inimesele, kellel on raha liiga palju ning sõita pole tegelikult tarvis, aga meeldib. Sest selge on see, et sportlik auto on jäigem, lärmakam, võtab rohkem kütust ning peale kõige maksab umbes 2 korda rohkem kui selle sõiduki baasmudel. Aga kui takso või bussiga sõitmine on ennast ammendanud, on T-Roc R väga hea valik. Kas see auto on mõistlikust? Võttes arvesse, et mõistlikkus on üsna subjektiivne ning sõltub suuresti sinu pangakontost, kui sa raha ei loe, jumala eest. Kui sulle meeldis antud lühem formaat,
pane pöial üles ja anna meile teada, millistest autodest sooviksid veel rohkem teada. Ja vajuta subscribe nuppu, et saada teavitust meie uutest videotest ning tarbi targalt. Või osta midagi ägedat ning sinu kallal näägutavad. Mille ma muidugi täiesti ära unustasin, on see, et lisavarustuses on adaptiivne veermiku kontroll, Akropovitsi summuti, elektriline tagaluuk, võtmeta sisenemine, tagurduskaamera ja 19-tollised väljad.